Tere tulemast 3. õppetundi, esimese mooduli viimasesse õppetundi. Oled teinud palju tööd, et siia jõuda. Sul on ärimudel ja sa mõistad oma turgu. Kuid ainuüksi teadmine ei vii äri edasi. Nüüd vajad suunda, pead otsustama, kuhu oma jõupingutused suunata. Ja see on võtmemõte. Suund ei ole detailne plaan. Suund on kompass, õppime, kuidas enda oma seada. Mida me siis täpselt suuna all mõtleme? Suund on see, mida su äri aktiivselt taotleb. Ja see seatakse piiratud ajavahemikus, arvestades su praegust võimekust. Loometöös on see olulisem kui tavaliselt. Ja siin on põhjus, su projektid on sageli ebaregulaarsed ja projektipõhised. See muudab pikaajalised kohustused ebausaldusväärseks. Su võimalused on mitmekesised, kuid su võimekus on piiratud. Ja sa kannad kõiki mütse korraga, nii loomingulist kui administratiivset. Nii su jõupingutus killustub kergesti, kui miski seda ei ankurda. Su võimekus, su aeg ja energia on rangelt piiratud. Suund ütleb, mille poole näoga seista, mitte iga üksikut sammu, mida astuda. Miks suund nii palju loeb? Mõtle elule ilma selleta. 3 asja lähevad valesti ja need võimenduvad. Esiteks su energia hajub. Jahid 10 erinevat tüüpi projekti ja ei saa tuntuks millegi poolest. Ja kui sa pole millegi poolest tuntud, muutub positsioneerimine võimatuks. Teiseks su otsused muutuvad reaktiivseks. Ütled jah kõigele, mis saabub, ja ei ütle millelegi. Tulu muutub ebajärjekindlaks ja klientide kvaliteet langeb tasapisi. 3. põled läbi, ilma tegeliku eduta. Suur pingutus, väike tulemus ja iga aasta tundub kui otsast alustamine. Seletame lahti selle õppetunni võtmesõnad. Suund on see, kuhu suunad oma jõu, 6–12 kuuks. Suuna eesmärk on tulemus, mille poole püüelda, mitte rahasiht. Smart on kontrollloend, konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja ajastatud. Prioriteet on 1–3 asjast, millele praegu keskendud. Edasilükkamine tähendab häid ideid, mille pargid teadlikult hilisemaks. Otsustusfilter on kiiredest iga uue võimaluse jaoks. Võimekus on aeg ja energia, mis sul tegelikult on. Ja tsükkel on see, kuidas kordad kõike seda iga 6–12 kuu tagant. Ebamäärase sihi muutmiseks selgeks eesmärgiks kasutame Smarti. See on 5 lihtsat kriteeriumi. See tähendab konkreetne, määra täpne ulatus. Ütle 3 korduvat heaolu klienti, mitte lihtsalt rohkem kliente. Tähendab mõõdetav, et sa saaksid edenemist tegelikult näha. Ja kvalitatiivsed signaalid loevad, sul pole rahamõõdikut vaja. Aga tähendab saavutatav, see peab sobima su päris võimekusega. Tähendab asjakohane, see peaks viima sind su positsioneerimise poole. Tähendab ajastatud, ankurdatud su 6–12 kuu aknasse. Pea meeles, Smart on siin ebamäärasust vähendamas, mitte survet lisamas. Kuna su võimekus on piiratud, pead prioriteete seadma. Iga idee läheb 3 kastist. Esimene kast on tee kohe. Suur mõju, teostatav ja kooskõlas su strateegiaga. Need on su 3 prioriteeti. Anna neile parim aeg, mitte vaba aeg. Teine kast on lükka edasi. Need on head ideed, kuid mitte veel suurima võimendusega. Pargi need tuleviku nimekirja ja vaata üle järgmisel tsüklil. 3. kast on keeldu, ütle ei viisakalt. Sest iga jah strateegia välisele tööle on ei strateegia kohasele tööle. Nüüd suund ei ole sama, mis pikaajaline planeerimine. Need on erinevad tööriistad, erinevate olukordade jaoks. Suund kasutab su praegust tegelikkust, seda, mida praegu tead. Pikaajaline planeerimine kasutab prognoositud eeldusi, seda, mida ennustad. Suund võimaldab tegevust ja fookust täna. Pikaajaline planeerimine saab kauge, suunava ambitsiooni. Suund on väga paindlik, vaatad selle üle iga kvartal. Pikaajaline visioon peaks püsima stabiilne, selle pidev muutmine on segadust tekitav. Ja kui su suund on vale, korrigeerib lühike tagasiside ajal selle kiiresti. Alustava etapi loomeärile on suund turvalisem koht, kust alustada. Miks just 6–12 kuud? Sest see sobib loometöö rütmiga. See on piisavalt pikk, et saavutada tähenduslikku edu. Kuid piisavalt lühike, et üle vaadata, kui su eeldused muutuvad. 1. ja 2. kuul sead suuna ja määrad lähtetaseme, kus oled. 3. ja 4. kuul teostad oma 3 peamist prioriteeti. Umbes keskpaigas hindad ja kas pöörad või tugevdad. Hilisematel kuudel süvendad haaret ja teritad oma positsioneerimist. Seejärel vaatad kogu tsükli üle ja sead värske suuna. Võiksid küsida, miks mitte hoopis planeerida 3 aastaks. Sest esimestel aastatel muutub kõik kiiresti. Su kliendid, su oskused, su positsioneerimine ja su turg.
3-aastane plaan, mis on ehitatud tänastele oletustele, sureb sageli 6 kuuga. Lühikesed tsüklid sunnivad õppima ja ehitavad tõelist kohanemisvõimet. Siin on peen, kuid oluline punkt. Suunaeesmärgid kirjeldavad tulemusi, mitte numbreid. Nii et suunaeesmärk ei ole teeni 50 000 eurot. See ei ole kasva 40% ega ükski konkreetne finantsmõõdik. Miks mitte, sest selles etapis on see valetäpsus. Ilma valideeritud hinnastamise ja stabiilse voota tekitavad need numbrid ärevust. Selle asemel püüa luua selge põhiteenuse pakkumine. Tugevdada oma positsioneerimist konkreetses segmendis. Stabiliseerida oma töökoormus ühe projektitüübi ümber. Finantssihid tulenevad sellest selgusest, mitte vastupidi. Nüüd, kuidas valida oma prioriteedid? Reegel on lihtne, vali mitte rohkem kui 3. Ja testi igaüht 3 kriteeriumi järgi. Esiteks strateegiline asjakohasus. Kas see prioriteet toetab su väärtuspakkumist ja positsioneerimist? Teiseks mõju edenemisele. Kas siia keskendumine viib äri ajavahemikus märgatavalt edasi? Kolmandaks teostatavus. Kas suudad seda taotleda oma olemasolevat aega ja ressurssi ületamata? Ainult prioriteedid, mis läbivad kõik 3, pääsevad. Kõik muu lükatakse edasi. Kui su suund on seatud, saab sellest võimas filter. Filter iga uue võimaluse jaoks, mis su postkasti maandub. Kui üks saabub, vasta 4 küsimusele, kirjalikult, enne kui vastad. 1. Kes küsib ja kas see klient sobib su sihtsegmendiga? 2. Kas ulatus, hind ja ajakava sobivad su ärimudeliga? 3. Kas jah ütlemine viib sind su suuna poole või sellest eemale? 4. Mille peaksid peatama või edasi lükkama, et öelda jah? See võtab 60 sekundit ja kaitseb kuid fookust. Kui vastused osutavad valele suunale, lükatakse võimalus edasi. Suuna seadmine ei ole ühekordne sündmus, see on korduv tsükkel. Ja see läheb paremaks iga kord, kui seda teed. 6 sammu. 1. Hinda, vaata ausalt üle, mis toimis ja mis on muutunud. 2. Pühendu fookusele, kirja pandud ühe selge lausega. 3. Vali oma 3 suurima võimendusega prioriteeti. 4. Loetle selgesõnaliselt, mida sa sel tsüklil ei tee. See samm on sama oluline kui selle valimine, mida sa teed. 5. Teosta ja kontrolli oma kooskõla kord 6. 6. Vaata üle ja söötke iga tähelepanek järgmisse tsüklisse. Esimene tsükkel on kõige raskem, pühendu selle lõpetamisele, enne kui selle ümber kujundad. Nüüd ehitame su enda suuna ja prioriteedi fookuse kaardi. Alusta ühe smart suuna eesmärgi määratlemisest tulevaks tsükliks. Seejärel vali 3 prioriteeti, mis läbivad kõik 3 kriteeriumi. Asjakohasus, mõju ja teostatavus. Järgmiseks kirjuta oma edasilükkamise nimekiri. 3-5 asja, mida sa teadlikult ei taotle ja miks. Lõpuks jaga oma kaarti kaaslasega. Ja laske iga prioriteet koos läbi otsustusfiltri. Ja sellega oledki läbinud esimese mooduli. Palju õnne! Vaatame tagasi kogu teekonnale. Esimeses õppetunnis kaardistasid oma loomeäri ühele lehele. Määratlesid oma väärtuse ja ühendasid selle tuluga. Teises õppetunnis valideerisid päris nõudlust. Uurisid oma konkurente ja leidsid oma positsiooni. 3. õppetunnis seadsid suuna ja õppisid oma fookust kaitsma. Nüüd hoiad käes nii kaarti kui kompassi. Lõuen näitab sulle kogu äri, suund osutab teed. Hoia neid lähedal ja vaata need üle iga tsükli lõpus. Nii saab hajutatud loomepraktikast päris äri. Nii et mine ja ehita oma loomeäri selguse ja enesekindlusega. Aitäh, et õppisid koos meiega. Kohtume järgmises moodulis. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Moodul 1. Äriplaneerimine loovettevõtjatele.